Aitäh! Hei, kus sa sõidad? Hei, tere tulemast Randiluusse. Kui sa tahad teada, kuidas see kaunis jumestus siin valmis, siis vaata järgnevat videot. Nagu ikka alustame ennemalt puhastatud näonahast. Esimene samm on niisutav kreem. Mina kasutan Decleori 24 tundi niisutavat näokreemi. Kreemi peale kandes liigume suunaga ülespoole. Üritame võidelda gravitatsiooni vastu. Näonahka ei maksa kunagi allapoole kiskuda. Kõik asjad ikka ülespoole. Siis järgmine samm oleks silmaaluste hooldus. Ja minule väga meeldib kasutada Germain de Cappuccini illumineerivat silmaümbruskreemi. Mis ta teeb on, et ta annab sellise kauni sära silma alla. Ja ühtlasi ta aitab võidelda selliste tumedamate silmaalustega. Ja kui on silmaalus natuke tuurses, kui on vähe und või mis iganes põhjusel, siis ta võtab selle ka ära, nii et on tõeline efektitoode, mis sobib väga hästi just sellisele, kui on üritusele minek või selline hästi oluline saada võimalikult välja puhanud ja selline värske jume. Eriti hea on, kui on ka veel aplikaator, mis saab näiteks ennem ära jahutada, siis see samamoodi aitab võidelda silmaaluste tursete vastu. Või siis sellel konkreetsel kreemil on see siin on selline samplipakike, aga täissuuruses tootel on juba selline metallist aplikaator küljes, millega saab siis mõnusasti selle toote silma alla masseerida. Ja peale seda kanname peale primeri, ehk siis, et jumestus võimalikult kaua püsiks, kuna meil on tegemist natuke päevasilma, mis võib ka õhtupoole liikuda, sellise pikemaaegse jumestusega, siis on hea kasutada primer. Minul on siin Coastal Sensi Beginnings primer. See aitab siis veel omakorda näonaha ette valmistada selleks eelseisvaks jumestuseks. Ja selle võib samamoodi peale kanda siis kas sõrmedega või pintsiga. Järgmiseks liigume edasi jumestuse põhja poole ja mina kasutan täna siin BB-kreemi Adenema, mis siis on väga hea selliseks päevaseks kuni õhtuseks jumestuseks, sellepärast, et ta on hästi kerge. Inimesel ei ole keeruline teda peale kanda ja ta ei ole nahal väga tuntav, et lähemalt BB-kreemidest ja nende eelistest rääkisime tegelikult BB-kreemi videos. Ja selle link on ka siis selle tootevideo all, et saab veel lähemalt üle vaadata. Miks mulle see jumestuskreem või BB-kreem eriti hästi meeldib on, et ma tean, et on ka pildistamine meil täna ees ootamas, siis ta jääb piltidel väga ilus. Ja nagu tegelikult juba ka mainitud, siis BB-kreemide puhul on see hea omadus, et kui on vaja, eriti veel selle, et kui on vaja natuke suuremat katvust mõnda piirkonda, siis võib lihtsalt teda kiiti peale kanda. Et see ei muuda teda raskeks, ei teki sellist maskitunnet. On midagi väga kerget ja mõnusat näonahal, mis ikka vaevu märgatav ja tuntav. Et samas on hästi ilus selline säravine. Silma alla on ka hea kasutada miskisugust primerit, kui on tegemist sellise pikemaaegse püsivuse sooviga. Selleks on siis võimalik võtta kas spetsiaalne silmaprimer, mis on ka Coastal Sensil olemas, või võtta näiteks sellised kreemiad lauvärvid. Minul siin on selline, ta on peaaegu et toonita, aga annab sellise mõnusa sära veel silma juurde. Et siis on lauvärvil väga hea põhi, mille külge kinnituda. Ja ta püsib ka palju paremini ning pikema aja vältel. Antud kreem lauvärv on Oriflame'i oma ning see on Toonis Beige pärl, beigekas pärl.
kui silmakuju ei ole niivõrd avatud, kui meil siin modellil on, siis ei oleks mõistlik kasutada seda sära andvat toodet kulmuluu all, vaid pigem keskenduda liikuvale laule. Või siis, kui on rohkem peale vajunud silm, siis ainult sellele osale, mis on nähtav sellel ajal, kui silm on lahti. See annab meile sellise võimaluse, et ülejäänud jumestusega me saame veel mängida mattide toonidega ja see sära ei hakka modelleerimist takistama. Et sellest, kuidas neda erinevate silmakujude sellist õiget jumestust teha, me saame rääkida ka tulevastes videodes. Aga praegu siis, kuna meil on hea silmakuju, siis me saame peaaegu et kõiki variante kasutada. Järgmiseks ma kasutan ka silma sellise põhja loomiseks sellist peaaegu et toonita, Ivory valget võiks teda nimetada lauvärvi, millega ma siis omakorda fikseerin need tooted silma peal. See samm muudab mul ka edasise hajutamise lihtsamaks ja seda heledat ma kannan põhiliselt siis kulmuluu alla ning silma keskossa ja sisenurka. Ning praegu ma kasutasin Grimassi laovärvi numbriga 280. Edasi anname silmakoopile natukene kontuuri juurde ja selleks võtame sellise kerge pruunika peaaegu et nahatooni laovärvi. Ja lihtsalt kanname ta siia kuupaluu juurde. Kui me liigume allapoole, siis ta teeb silmapinna meil väiksemaks. Ja kui me lähme ülespoole, siis jällegi on ta peaaegu juba kulmude juures, nii et üritada keskenduda võimalikult siia kuupaluu juurde. See annab meile võimaluse silm muuta võimalikult avatuks ja vähekene modelleerida silmakuju. Ja pisut kannan ka silma välisnurka. Taotlus meil selle jumestuse juures on saavutada selline mandlikujuline silm, ehk siis et ta on suunaga ülespoole. Ja see teeb jumestuse voluslikumaks, säravamaks. Annab sellise värske energilise üldmulje. Selleks, et peale kanda, võib kasutada lamedat pintslit või siis juba mõeldud hajutamiseks sellist natukene nurgaga pintslit. See annab väga hea võimaluse, kuidas toodet peale kanda. Et üks pool annab natukene konkreetsema joone ja juba teine osa aitab hajutada. Et võib sellega hajutada või siis võtta selline spetsiaalne hajutuspintsel, mis on natukene sükse kaarjama tipuga. Ja sellega lihtsalt käia see piirjoon üle, et ei jääks liiga tugevad jooned. Välisnurgast hajutame ka väljapoole. Näete tähele siit suunaga ülespoole ja ripsmete viimastest karvakestest alates võtame suuna ülespoole. Kui ma läheksin sellest joonest üle, näiteks siit teesimärtiga, siis me oleksime juba tema oma silmakaarest allpool, mis annaks meile sellise nukra ja natukene vajunud silma. Aga kui me keskendume ülespoole, siis see teeb palju rõõmsamaks, avab silmapinda ja annab väga palju juurde jumestusele. Nüüd selleks, et tekitada selline õrn pehme lainer, ilma et oleks liiga tugev ja selline väga-väga õhtu või klubimeik, me anname õrna sellise suitsuse lainerjoone siia juurde ja selleks võib valida ükskõik mis tooni lainer inimesele endale meeldib. Mina, et anda natukene värvisära juurde, võtan sellise õrnalt lillaka tooni, tõmban selle pintsli peale pliiatsilt ning vähekene liikudes mööda ripsme joont, annan veidi sügavust. Taaskord suunaga ülespoole. Teesimärti korra. Kui me võtame lahtise silma ja jälgime alumise ripsme piiri liikumist, siis siit mõtteliselt jätkame ülespoole. See annab meile
võimaluse võimalikult täpselt iseendal jumestust tehes ka leida see õige nurk, kust peaks ära pöörama. Võtad seda üles. Siia võime ka natukene värvi panna. Nüüd liikudes siit edasi, mõtteliselt jätkates seda suunda, saame me kõige õigema nurga, kus peaks lainer hakkama üles liikuma. Kui me lähme sellest joonest mööda, siis me taaskord tõmbame silma allapoole ja kogu see ülespoole suunatud jumestus muutub vähekene ebamääraseks ja arusaamatuks. Ja natukene hajutame ka silma sisenurka. Lisame siia väikese segu sellisest lillakatest toonidest silma välisnurka. Selle just tehtud lainerijoone jätkuks. Ja vähekene ka kulmuluu juurde. Nüüd vahepeal värvime lipsmeid. Mina kasutan siin Oriflame'i One ripsmetuši ja selle ripsmetuši teeb eriliseks selle aplikaator. Ühel küljel on lühemad harjased ja teisel küljel vähekene pikemad harjased. Selleks, et saada võimalikult ripsmi juurde lähedale, alustame nendest lühematest ja kanname peale kerge sellise vasakult paremale võdistava liigutusega. Siis me saame ripsmetuši võimalikult ripsmi juurde lähedale. Pikendava efekti jaoks on need pikemad harjased pooled, kus me saame anda väheke rohkem ripsmetele pikkust ja ripsmetuš peamiselt jääb ripsme otstele. Nii, ja kui mina kasutasin seda ripsmetuši modelli, mis tähendab, et kellegi teisel seda kasutada ei saaks, siis palun, see on sul. Ja kui juhtus õnnetus, et natukene ripsmetuši läks sinna, kuhu ei ole vaja, siis ei ole vaja hakata kohe kogu meiki maha võtma, vaid tuleb lasta seal natukene kuivada ja siis tulla vatitupsukesega lihtsalt kuivaga ja õrnalt rulliva liigutusega pühkida kokku valesse kohta sattunud ripsmetuši ja me saimegi juba selle väikse vea kõrvaldatud. Kulmude puhul mulle meeldib alustada alt äärest ja panna esialgu alumine kontuur paika silma välisnurgast, kuid mitte päris siit silma seest. Sest nii nagu praegugi moekas on, siis silma või kulmu sisekülg on natukene hajutatud ja selline pehmem joon, et ta ei ole väga konkreetne sellest kohast. Selleks, et saada selline ilus tulemus, me pigem alustame veidikene siit kulmu keskelt. Ja need toone omavahel segades saame siis üks hea intensiivsuse ja jälgime veidikene oma loomuliku kulmukuju. Silma sisenurgast hästi õrnalt anname siit alt kontuurilt sellist varju, et saada selline pehmemine. Üks minu lemmikumaid kulmupalette on Oriflame'ilt, kus on siis 2 tooni, mida saab omavahel segada ja natukene mitte nii taltsete kulmude jaoks on siin ka vaha, millega saab neid vähekene allapoole kammida ja siis on siin ka tegelikult olemas spetsiaalsed pintslid, üks vaha jaoks ja teine värvi jaoks. See on hästi selline praktiline toode, mis on mulle kotti pista. Aga väga head on ka sellised toonitud kulmukeelid, mis annavad samamoodi, kellel on endal olemas kulme ja sellised tihedamad kulmud, siis ta annab väga hea tumeduse ja samas aitab kammida iga viimse kui kulmukarva oma kohale. Kulmukuju värvides mulle meeldib kõigepealt kuni kõige kõrgema kohani need kõrgused ja kulmupaksus paika panna.
ning siis vaikselt liikuda lõpu juurde. Enamikel inimestel kulmuverimine külg on veidikene õhem ja karvad ei ole ühtlaselt jaotatud ehk tekib väikseid augukesi vahele. Siia siis samamoodi võib olla see värvi kogus vähekene suurem, et saavutada selline ühtlane tihedus kogu kulmu ulatuses. Millised kulmud millisele näole sobiksid või kus oleks see kõrge punkt ja kust hakkaks ta allapoole liikuma. Sellest me räägime tulevikus eraldi videos. Ja kui soovite seda näha, siis tasuks alla kommentaaridesse kirjutada. Ning esimesel võimalusel teeme selle videoga ära. Nüüd aga paneme silmade alla veidi peitekreemi ja vähekene modelleerime nägu. Selleks ma kasutan taas oma Eclipse paletti, mis mul on Coastal Sense'i oma. Siit ma saan alati kõige sobivama tooni ise kokku segada, tupsutades erinevates värvides ja siis lihtsalt tupsutades silmaalana. Nagu varem mainitud, on peale kanda kõige mõistlikum sünteetilise pintsliga, nagu minul siin on. See karvakesed meenutavad natukene jumestuskreemi pintslit. Ta on sünteetiline, mis tähendab, ta on tugev ja ta ei ima toodet endasse. Et kui naturaalsete karvakestega pintsel võtta, siis ta imab päris palju toodet endasse ja pealekandmine on väga selline ebameeldiv. Jällegi, kes tahaks näo kontuurimise kohta lähemalt teada, siis me võime ka sellest teha eraldi tootevideo. Jällegi soovijatel võimalus kommentaaridesse näiteks teada anda. Paneme laias laastus selle kuju paika. Vähekene toome kaudsaisist esile. Ja nüüd võtame korra juba mainitud Beauty Blenderi. Ma teen selle märjaks ja siis vajutame toonid omavahel kokku. Beauty Blender on nüüd kasvanud. Nüüd võime siis need toonid omavahel kokku vajutada. Selles videos, mis rääkis rohkem BB-kreemidest, ma ka tutvustasin erinevaid neid Beauty Blenderi duplikaate ja rääkisin sellest tootest ka veidike lähemalt. Nii et all videokirjelduses on link olemas. Saad veel korra üle vaadata. Nüüd veidikene lisame kontuuri. Selleks võtame ka sellise neutraalse, mitte väga sooja, mitte väga külma, peaaegu et nahatooni, vähekene pruunika alatooniga lauvärvi. Minul on siin Grimassi 884 ning lisan seda veidikene meelekohtadele. Olenevalt eelistustest võib olla see ka õrna pärlmutterleikega, et suvisel ajal anda sellist ka omakorda värskust ja sellist õrna päikese puudutuse muljet näole, kes väga ei armasta või ei saa päevitada näomalka. Vähekene sõsarne alla. Veidikene lõuajoonele. Lisame sellist õrna põsepuna. Võtame siit natukene neid kahte toone. Segame omavahel. Ja õige pisut põsesalmadele. Vähekene tuua ka sellist päikesepuudutust
meil jumesse juurde, siis ma kasutan sellist pärlmutertooni, mis on õrna sellise kuldse alatooniga, see on 772. Jällegi ma olen selles ühes eelmises videos rääkinud, et mulle väga meeldib seda panna kulmuluu alla. Olenevalt silmakujust jällegi, kuna ta on väga tugev pärlmuter värv, ei maksa teda väga palju allapoole tuua. Veidikene silma sisenurka. Ja sellise õrna lehvikpintsliga veidikene toodet peale pannes saame hästi õrnalt anda sellist helki juurde nendele kohtadele, kus me panime enne peitevärvi. Eriti veel võsesarna kõrgemale kohale. Kui nüüd liigub nägu, siis on näha, et selline justkui kuma efekt on juurde tekkinud. Natukene almarikaarele, et anda sellist natuke täidlasemat huulekuju ja veidikene ka lõuaotsal peale. Et oleks siis sellised kohad, kus päike siis meid esimesena tabab, ehk siis näo sellised kõrgemad punktid. Minule meeldib alustada huule keskelt, almarikaarest. Endal huulekontuuri tehes on väga hea toetada väikesõrm lõua peale ja siis tõmmata joon. Sellega me saame sellise vähekene kindlama pidepunkti, et saada võimalikult täpne ja tugev joon. Kes tunneb, et tema ei kanna väga välja selliseid tugevaid huulevärve, siis muidugi võib selle koha vastu panna siis midagi neutraalset, kas või lihtsalt õrna läiget või veidikene sellise beežika alatooniga huuleläiget. Päevasel jumestusel muidugi on ka see eelis, et kui panna sellist läbipaistvat tooni, siis kindlasti ei pea seda värskendama, aga samas kui kasutada tugevaid pigmente, siis huulepliiats on väga hea põhi, mille peale siis seda värvitooni üles ehitada, et kui panna teda pliiats alla, huulepulk peale ja ütleme pliiats kanda kogu huule ulatuses, siis ta muutub ka seeläbi palju püsivamaks. Ehk siis on suur tõenäosus, et ta ikkagi kogu päeva vastu peab. Nüüd, et anda huulele juurde veidi mõõtmelisust, ma lisan vähekene sellist tumedamat huulevärvi välisnurkadesse. Ning see annab meil võimaluse siis huuled veidikene täiusliku või lopsakamaks õigemini optiliselt petta. Sellega sai siis meie jumestus oma viimase lihvi. Kes tahab, võib muidugi veidikene elemente siis lisada või pigem siis võib isegi vähendada, kui on hommikul kiire. Kuid ma loodan, et siit mõni trikk või väike nipp jäi meelde ja teinekordki saab kasutada seda. Kui sulle see video meeldis, siis vajuta kindlasti like ja jagage oma sõpradalegi ning vajuta kindlasti telli, et olla esimesena kursis, kui avaldame uue video. Ja kirjuta meile alla kommentaaridesse, kui on mõni meigiõpetus või tootesoovitus, mida tahaksid, et meie prooviksime, vaataksime ja sellest lähemalt ka teile räägiksime. Järgmise korrani. Tšau!